Tere kõigile veel kord, kell on saanud 16.00. Alustame tänase istungiga. Ennem päevakorra juurde minekut kohaloleku kontroll, kas me Juliat näeme Google Meetis või ei näe? Teised on kõik? Ei ole. Siis on 20 volikogu liiget, 21 on kohal. Ja ennem päevakorra juurde minekut teen ettepaneku 9. päevakorrapunkt päevakorrast eemaldada, sellepärast et inimene, kes soovis seda varakorterit osta, saatis kirja, et on probleeme laenu tagatisega, sellega seoses mitte hetkel volikogu istungil korteri müüki mitte menetleda. Kas kõik on sellega nõus? No küll ei ole, karm kui tühi. Siis on päevakord vastu võetud. Ei ole, mul oleks üks taotlus enne päevakorda veel ette kandma. Et tuginedes paragrahv 46 algatavad allakirjutanud volikogu liikmed usalduse avaldamise volikogu esimehe paragrahvides. Praegune volikogu esimees on kaotanud meie ja suure osa vallakodanike usalduse. Volikogu vajab uut juhti, et tagada volikogus valla eesmärgipäraseks arendamiseks stabiilne tööõhkkond ja õigustada valijate usaldust. Palume siis vastav eelnõu ette valmistada detsembrikuu volikogu päevakava. Allkirjastanud on 13 volikogu liiget. Selge. Võtame siis teadmiseks. Aitäh. Ja lähme siis päevakorra juurde. Meil on siis päevakorras 14 punkti ja esimene päevakorrapunkt. Enefit Connect OÜ ülevaade Kallaste linna tänavavalgustuse tasuvusanalüüsist. Ettekandja Tanel Lillsaar, palun. Päevakord ei kinnitamata, vabandust. Palun nüüd päevakord kinnitada. Julia tuli ka. Julia tuli, jah. Okay. Et palun siis käega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Kõik on poolt. Et lähme siis esimese päevakorrapunktiga edasi. Tere. Korra lihtsalt näitan ühte videot, siis kõik teaks, millest me räägime Kallaste linnast, et valgustada, mis on minut aega lihtsalt, et korra vaadata lihtsalt, mis seal, me sõitsime lihtsalt kogu selle tänavatit läbi ja selle valgustuse kohta nagu lihtsalt, et vaadata korra seda pilti nagu, et milline, ma arvan, et enamus on muidugi Kallastes käinud, et aga lihtsalt, et vaadata lihtsalt, need valgustused iseenesest on nagu suht vanad, nagu kõik on vanad ja kõik need liiniosad on ka nagu vanad ja siis kõik valgustavad ka nagu ebaühtlased. No siin muidugi ei ole näha seda, et kuna on päevane aeg, aga noh, muidu üldiselt selles mõttes, et noh, et olukord on suhte tröstitud ja halb nagu, et eriti kui seda nagu pimeduses vaadata nagu. Et võib-olla siuke väike sissejuhatus selle koha pealt, et minu nimi on muidugi Tanel Lillesaar. Ma lihtsalt seda täpsustan ära, et mitte Lillsaar. Minu nimi märgitud ja kahjuks on Lillsaar. Vabandust väga. Ei ole midagi. Aga jah, selline on siis, et kõik teaksid, et millest juttu on, et väike siuke sissejuhatus. Aga kui nagu edasi minna, siis ma korra räägin meie meeskonnast ka, kes sellega seotud. Andrus Rahv on meil üksuse juht, kes valgustusega tegeleb, et miks üldse Enefit Connect, et selles mõttes, et me tegelikult on suures osas tegelikult, et me hooldame ja haldame tegelikult kogu Tallinna tänavavalgustust, et meil on väga suur tegelikult see meeskond üldiselt ka nagu, et see ka nagu. Et mina olen siis tänavavalgustuse toodete juht ja siis Ville Kaigma on projekti juht, kellega me siis koos oleme selle nagu siin ülevaadanud ja väikse lahenduse nagu siis teinud siia. Et kui siit edasi minna selles mõttes, et me oleme koostanud siis kogu siis selle valguste vahetuse tarbeks arvamusasunud analüüsi ja analüüsi graafiliselt välja tulnud teie tarbimise kulutused erinevates äraarvimite korral. Et noh, kui siit nagu edasi minna, siis et valgustid tegelikult öösel ajal kuskil põlevad umbkaudu 5 tundi nagu Kallastes. Et see kokku on siis aastas kuskil 1880 tundi.
üldjuhul tegelikult, kui me räägime, et kui valgustus tegelikult peaks põlema, siis umbes 4000 tundi tegelikult aastas on, et siis on nagu normaalne põlemisaeg nagu muudes suurtemast linnadega. Siin võib-olla ei ole seda liikuvust nii palju, et siis tegelikult ongi see optimeerimine isegi väga hea nagu. Et siin ongi nagu võib-olla veel eraldi välja tuua, et kuskil 5. kuni 7. augustini on umbes tegelikult see õine põlemise osakaal on kuskil 0-1 tunnine, sest tegelikult on kogu aeg valge nagu üldjuhul. Et Kallaste linnas siis tegelikult umbkaudu selles mõttes on kuskil 172 valgustit, et ära on nendest vahetatud siis umbkaudu seal 58, et need on umbes siis seal on LED-valgustit, ülejäänud siis kuskil 140 on umbes 250 vatised valgustid. Seal on ka tegelikult suuremaid ja võimsamaid valgusteid nagu. Et me oleme siis teinud tegelikult 2 lahendust nagu, et just selles, et kus oleks nagu võib-olla paremini võrreldav, et kuna tegelikult me elektrihinnad on kallid ja siis me tahame nagu tegelikult kokku hoida nagu ja siis võib-olla ongi see, et võib-olla esmane sisend, et hakkame neid siis üle ühe nagu välja lülitama valgusteid. Et sellepärast me olemegi toonud siia nagu siis 2 võrdlevat näidist, et üks on siis 172 tükiga, mida me siis nagu otseselt saaksime nagu siis üks ühele asendada ja siis on siis nagu sihuke, kuidas öeldakse, optimiseeritud lahendus siis selle 107 tüki peal, eks see on siis kuskil 70% nagu, sellest võib-olla siis räägime täpsemalt, et siin on nagu siis täpsemalt näha, et kui üks ühele nagu vahetada, et see võrgu energiatarve aastas on umbkaudu 60 000 kilovatti aastas, et uue lahenduse puhul oleks see nagu meie puhul oleks kuskil 11 000 kilovatti, et see tähendab nagu põhimõtteliselt seda, et on arvestatud, et põlemustunde on aastas kuskil 1880 tundi. Et selline elektride arvamus, et siis kui vaadata nagu seda kulu poolt, et siis ütleme energia peale teil kuluks nagu hetkel siis 20 000, siis meie lahenduse juures kuluks 16 000 kogu siis see on siis prognoositud kokku kulu nagu meie lahenduse puhul. Ja teil on tegelikult see pool veel, mis on nagu halvem pool, on see, et teie lahenduse puhul, mis teil praegu on, et te peaksite nagu väga palju investeerima veel eriti võrguhooldusse. See tähendab seda, et teil on väga palju vanasid liine, mida te peaksite välja vahetama kogu pool Kallastest sellest. Et see on väga suured investeeringud, mis te teise ootavad sellel puhul. Et meie lahenduse puhul seda teie enam sellepärast muretsema ei peaks, et meil on nagu kõik hinnas pakett. Kui on küsimusi selle kohta, et siis saate kõik jooksvalt kohe küsida, et siis on nagu... Kas siin sul on arvestatud nii, et üle ühe põlevad või mis mõttes sa mõtlesid? Jah, selles mõttes, et see lahendus nüüd siin on täpselt üks ühele ära vahetada. Ja siis nad vahetavad omavahel siis üle viisi või on kindlad pirnid, mis üldse ei põle või? Kuidas seda üks ühele mõtlete? Linnas käib nii, et vahetab laterneid ka. Praegu on nagu selles mõttes, et kui teil Kallaste linnas on 172 valgustit, siis selle lahenduse puhul me asendame need üks ühele ära ja kõik põlevad nagu põhimõtteliselt. See lahendus, mis siia on nagu välja toodud. Et siis on nagu näha, et kui te praegu maksaksite selle lahendus, mis see praegu on, et elektrikuludega maksaksite 20 000 aastas, meie puhul oleks 16 200 ja teil tekkida pärast võrguhoolduse kulusid juurde, millest ma rääkisin, et te peaksite tasuma siis seda kogu tulevikus seda niinimetatud õhuliinide vahetus. Et see on väga arvestatav summa nagu. Et elektrihind jääb siis nagu meie jaoks lukku? Meid ei mõjuta? Teid ei mõjuta. Siin üks aga on selle juures. Et sellest me võib-olla täpselt räägime ka veel lõpus nagu. See ei ole mingi suur, aga väike. Mul on selline küsimus, et kui need valgustid nagu üks ühele vahetate ära, kas need valgustid on võimalik ka pärast ühe koppa välja lülitada või nad on ikkagi ühes kohas lülitatavad või mismoodi see opereerimine nendega toimub? Põhimõtteliselt kõik on kaugjuhitavad, et me saame kõiki valgusteid kaugelt juhtida sisse välja lülitada, me saame neid ka selles kontekstis, et ka neid timmerdada, ehk siis nagu seda valgustugevust alandada nagu. Jah, iseenesest see nagu enam meile midagi ei mõjuta, kui me näeme, et tunneme, et meil ei pea iga valgusti põlema, näiteks lülitame nad tööle 70% nendest, siis nüüd summa jääb ikkagi samaks. Summa jääb hetkel jah. Ikkagi samaks, jah, okei. Et selles mõttes, et seda küll jah. Kuna me tegelikult oleme samaväärselt situatsioonidest arvestanud sellest, et see põlemistunde jääb ikkagi 1880 tundi, et see kalkulatsioon on selle põhjal tehtud, et kuidas teil praegu on nagu lihtsalt see kvaliteet tundub parem. Siis me võime nagu täiesti vabalt panna näiteks, kui põlevad rohkem, põlebki 3000 tundi, mis siis saab summa jääb ikka sama? Kui te ei, me olemegi täpselt sellega arvestanud, et põleksid 1880 tundi nagu.
et nii nagu teil praegu on nagu see. Et siis läbirääkimiste teema oleks tundide arvus. Jah, seda saab nagu alati juurde selles mõttes. Ei, ma mõtlen just selle hinna läbirääkimise teema ei olegi mitte hinnas, vaid meile nagu oleks kasulikum siis tundide arvu suurendada sama raha eest. Ma ütlen, see on läbirääkimise teema. Jah, seda. Aga mul on üks küsimus. Miks neid stsenaariumid on tehtud ainult Kallaste linna näitel? Miks terve vald ei ole võetud näiteks Varaosa või seal meil on päris palju kohti on, kus on ikkagi vanad lammid? Jah, et see on hea küsimus, et aga kindlasti jõuame ka sinna teiste juurde, et kõigepealt võetakse Kallaste ja siis ma saan aru. Aga siis selles, et võib-olla see, kui kogus on suurem, siis hind on ka parem. Kindlasti. Jah. Et kindlasti, eks see sõltub paljudest erinevatest näitestest kindlasti. Aga meie oleme nagu valmis seda lahendama igatpidi, aga noh. Ja sellel juhul, et siin on nagu tehtud lihtsalt see näidisversioon nüüd ka sellest poolest, et kui te läheksite selle peale, et te tahaksite nagu väiksemas mahus, et teil on praegu näiteks see üle 1 välja lülitatud nagu, et siis me lihtsalt teeme välja, et siis saate 17 valgustit nagu. Et siis mis ta siis sellel juhul maksaks, et just, et seda võrdlusmomenti välja tuua, et kui te tahate ise nagu hakata seal ökonoomitama või seal teisi ökonoomiat optimeerima, siis sellel juhul teil oleks nagu 111 valgusti puhul oleks 45 000 võrgu energiatarve, meil oleks siis 7900, siis see vahe oleks samamoodi, et 15 000 ja 11 000, et noh, see 300 on niikuinii see vahe nagu, ütleme niimoodi. Mis ikka on need augud, mida ei ole vaja meile? See on nüüd selles mõttes, et me saame niikuinii, me teeme, kuidas öeldakse, et selle projekti käigus tehakse nagu valgusarvutused ja selle juures me saame nagu selles mõttes vaadata, et kuhu on vaja ja kuhu ei ole vaja, et need augud nagu selles mõttes ära katta igastahes. Sest praegu ütleme niimoodi vanade puhul ta võib olla nagu mitte väga täpselt tehtud nagu. Et selles mõttes saab selle nagu täis panna väga hea lahendusega, ütleme niimoodi, kus seda valgust on ka tegelikult vaja nagu. Võib-olla selle osade tänavatel see ei olegi nii oluline kuskil võib-olla seal ma ei tea, järve ääres kuskil võib-olla, kus tegelikult see liiklus käib üldse teistpidi, et enamus liiguvad võib-olla suure tee pealt, kui sealtpoolt ütleme need väiksemad tänavad, kus praegu ka valgustada on. Et see, see sõltub juba nagu täpselt sellest kohast ja paigast nagu. Et siin me tegelikult oleme siis nagu täpsemalt välja toonud, et mis see nagu selle 170 keskelt läbi valguste võimus hakkab olema kuskil 36 vatti. Sellega muidugi sõltub sellest, kuidas me need valgusarvutused teeme, et see veel täpsustab. Aga kuumakse on siis pumpkaudu nagu siis 978 eurot, kus käimaks ja siis valguste punkti kohta kuus on 836, et see nüüd on selle 170 punkti kohta tehtud lahendus. Kui vald soovib hilisemat valgustuspunkti juurde lisada, siis lisatakse vastavalt siis olemasolu ühikhinnale nagu. Et kui nagu kuskil on midagi vaja juurde, siis saab seda alati ka juurde panna nagu. Selle sama ühikhinnaga see lisandub siis juurde. Et mis siis hinnast sisaldab, et vanade valgustuse demontaas, uute valgustuste paigaldus, seadistamine, valgustuse energiakulu, kogu lepinguperioodil elektrivõrgu tasu, haldus- ja hoolduskulud. Et kui siin ongi nagu see koht, millest ma rääkisin, see avaoht, et kui vald soovib oma võrku säilitada, et oma võrku ja pluss siis oma liitumisi, tulevikus lihtsalt te peate selle eest eraldi võrgutasu maksma. Te küll ei kasuta elektrit, aga nüüd sõltub sellest paketist, et see võrgutasu tuleb lihtsalt teil maksta, kui te tahate seda säilitada. Et kas või mingite suveürituste või mingite, kus te tahate need kilpidest voolu võtta, et siis see tegelikult on nagu oluline koht võib-olla teie jaoks nagu mõelda. Et jätta need alles need liitumispunktid. Ja see hind kehtib kui pika perioodi juures? Kuidas? Kui pikk periood sellel hinnal on? See on 10 aastat. Et noh, siin ongi nagu küsimus, et võib-olla, et kui me tahame kunagi 5 aasta pärast juurde saada, siis see periood selles mõttes on nagu ütleme, kas siis läheb 5 aasta nende punkti, noh, me alati sõlmime 10 aastaks nagu lepingu, ütleme niimoodi. Et siis kui me sõlmime 2 aasta pärast tahate kuskil juurde saada, siis see lepingu summa, kui te tahate, et jääks sama pikaks, siis see tuleb nagu lihtsalt, kuidas öeldakse, kui lepingu periood on loem, siis see summa lihtsalt suurem, see ühikhind nagu selle võrra nagu. Me oleme siin nagu tegelikult nagu teinud ka mingisugused nagu näidislahendused, kuhu me nagu valgusid võiksime panna nagu, et seda see piirkond 1, piirkond 2 ja piirkond nagu 3, et me oleme tegelikult nagu ära jaotanud nagu selles mõttes, kuhu, mida me võiksime nagu selles mõttes teha nagu. Siit võib-olla rohkem eriti palju peatuks. Ja siis võib-olla siin on nagu siis kirjeldatud see pool, mis on just, et mis on selle juhtimissüsteemi eesmärk.
et siin on nagu selles mõttes kindlasti vähendada tarbimist ja valgusreostust, et noh, see ongi see, et me saame teda siis kaugelt nagu juhtida ja välja lülitada ja nii edasi. Ja muuta valgustugevust vastavalt vajadusele ja toimivatele üritustele, et noh, see ongi täpselt, et võib-olla kui te tuleb mingisugused tähtsad üritusi, me saame kokkuleppel ikkagi seda tegelikult ju sisse lülitada, et ei ole küsimust nagu sellest, kui on mingisugused tähtpäevad asjad või mingisugused asjad toimuvad, et siis saab sisse lülitada. Ja selline ta tegelikult näebki siis üldpildis välja, et noh, meie saame nagu siis automaatselt teavitusi, kui valgustil on mingisugune rike või mingi muu asi, et teda vajab nagu seletust ka tulevikus, et me näeme, kui mingisugune, ma ei oskagi öelda, et kui seal on mingi kuumene toimis, ma oskan juba ette aimata, et seal valgustiga on midagi viga nagu. Et siin on nagu täpsemalt kirjas siis, mis sellega on nagu võimalik nagu saavutada. Ja kõik nende, kui mingi rikke tekib, siis kõik see rikke eemaldamine, see on nagu teie kulu. Ja kui kiire see reageerimisaeg siis on? Meil on kuskil 2-4 päeva, see sõltub nagu selles mõttes. 2-4 päeva näiteks, kui terve süsteem on maas, siis 2-4 päeva. Ei, seda nagu jah, siis on ikka, see on kiire reageerimine, me räägime üksikutest valgustitest. Okay. Et jah. Seda nagu ei ole. See tähendab seda, et see häire võib siis tekkida, kui elektrilevi lükkab voolu välja nagu. Et siis on nagu, noh, selles mõttes üle võrkudes nagu, et kui Kallaste linnas pole voolus, pole valgustust ka nagu. Et see on põhiliselt, et ta on nagu sellega tagatud nagu. Ja teil nagu generaatorit ei pane siis tööle? Jah, see paneb. Enefit Power paneb. No jaa, te peate tagama valgust. Panete generaatori tööle ja probleeme. Jah, täpselt. Et ootus küsimus. No me läheme selle kaugesse. Niuke küsimine. Ja. Pakkumis on 5 aastat ja nende summad on niukest, nagu ma aru sain õigesti, et siis 10 aasta või eelnõu on 10 aasta peale. Et siis on summad muutuvad lihtsalt või on kokkulepped olemas või räägitud läbi või? Selles mõttes, et jah, et võib-olla seal sai ka saadetud see 5-aastane versioon, et muidu tegelikult on nagu seda, mis siin on siis, et 10-aastane teenusleping. Selle 5-aastase puhul on lihtsalt see, et ostetakse nagu lihtsalt valgusid välja ja pakutakse teenuslepingut, et on lihtsalt 2 erinevat versiooni olemas. Et 10 aasta peale läheb teenusleping, aga siis ütleme, see kogu see praktiline tegevus on 5 aasta peal, nagu mis praegu pakkumine on. Saan ma õigesti aru? Mitte päris. Vastupidi, jah. Ja tegemist on tegelikult mehed ja naised hankega. Me paneme hanke välja, kui saame veel odama, võib-olla veel mingi teisi. Tema toob näite, mis võiks olla meil. Jah, see võib olla igat moodi. Täna me ei saa midagi dikteerida ei tema ega meie. Aga siis eelnõu on ikka 10 aasta peale? Tähendab, nagu hanke tingimused koostame, neid on. Ilmselt 10 on õige. Pakkumine 5 peale? Ei ole. See on näidis sulle praegu. See ei ole miskit tähtsust. Hankega selgub tõde. Ikka, hankes on 10. Okei, korras. Lisaks Tallinnale on teil veel kusagil välja Meil oli tegelikult Tartus, aga praeguse uuest aastast me selle ei jätka enam. Tartu tänava valgustusele me ei jaga. Mujal ei ole. Aga muidu me oleme nagu väiksemates kohtades selles mõttes, et kui me samas teenust pakume, siis me oleme erinevad. Me oleme Saarte, ütleme Kihnu, Ruhnu ja Arkus ja Sakus ja Kosel ja nendes kohtades me kõik teeme neid. Me saame samasuguse lahenduse palju. No, siin on palju nagu selliseid veel valdasid, kes on sama projektiga nagu kaasatud. Et just, et valdadelt ära võtta see mure nagu ja et see pool on nagu selles mõttes, et ei pea ise kogu aeg tegelema sellega, et iga pirni jäi ära selles mõttes selles vahetamisega. Ta tegelikult garanteerib ka valla eelarvesse kindla kulu nagu, see on ka nagu üks tähtsas koht. Vallaste puhul peate ka arvestama, et see on isetegevuslikke mehi, kes sisse lükkavad, mida vaja. Et selle võimaluse peate ära võtma. See võimalus läheb ära, jah. Tankist maha ja. Ongi korras. Me lükata ongi sisse ja jälle olemas. Makkas sisse, ma saan magada. Et Julia mul oli saatnud siin sõnumina ühe küsimuse, et ma loen ette, et kas bussipeatuse valgustust teistes külades ka on võimalik organiseerida või hinda küsida ja päikesepaneelide valgust? Ja, kõike saab, kõike lahendused. Meil on üksikud bussipeatuse lahendus siin ka olemas. Samamoodi, see kõigi nagu üksikvalgust ja nagu me siin räägimegi sellest mahust on natukene kallim kindlasti, et sinna aga
tulevikus me suudame ka seda üksikut päris hea hinnaga pakkuda, et siin natukene tarkvara ikka areneb kogu aeg, et siis see läheb aina odavamaks. Et selle bussijaama juurde tagasi tulles, et Transpordiamet eeldab kooskõlastust ja projekti ja nii edasi, kas te ajate siis me ajame sellega korda. Meil on selles mõttes Transpordiametiga ka suhtlus, et jah. Et ainukene on seal see, et Transpordiamet nõuab, et töösalon valgusti kustus, nagu viimase bussiga kustub ära nagu. Et ei tekiks sotsiaalset tegevust sinna. pingi peab panema, siis ikka tekib. Pink on olemas, siis tekib, aga valgust ei ole nagu. See on nagu see koht. Aga igat bussipeatust tuleb jah natuke eraldi vaadata, et aga muidu kõik on võimalik. Kellegi küsimusi? Ei ole. Täname etteaste ees. Läheme teise päevakorrapunkti juurde. Peipsiääre vallavalitsuse loa andmine Kallaste linna tänavavalgusteenus riigihanke korraldamiseks tingimustel, et teenus sisaldab investeeringut, haldusteenust, valgustite juhtimist, elektrienergia tasusid. Ja Piibe, palun. Lugupeetud volikogu, et asja nägite siis seda ettekannet ja küsin siis luba hanke korraldamiseks. Et anda siis luba Peipsiääre vallavalitsusel korraldada riigihange Kallaste linna tänavavalgustusteenuse korraldamiseks järgmistel tingimustel. Teenus peab sisaldama investeeringut, haldusteenust, valgustite juhtimist, elektrienergia tasusid, jaotusvõrguteenust, haldusteenus sisaldavaid tööde ja teenuste nimekirja. Ja teenuslepingu kestus on 120 kuud. Kas on küsimusi? Juttu oli, et mõistlik 10 aastat. No see ongi 10 aastat. Aastas on 12 kuud. Mina tuleks ikkagi selle juurde, et meil terves vallas on neid probleeme ja minna hankesse ikkagi terve valla tänavavalgustusega, sest tänaseks me võtame seda, hind tuleb näiteks, nagu siin näide, et võtame terve valla hanke, seal tuleb topelt odavam hind ja siis me maksame seda Kallastet ikka topelt rohkem. Milleks? Topelt ei, aga ikkagi kallis. Ja siis jälle tuleb see jutt, Kallast on jälle meile ka kallis. Et me saame seda hanget paluda ka järgneval aastal, et me tahame näha, et kuidas see läheb. Las te vaatame ühe ära, jah. Ega seal ükski tee meile kasumlikult, keegi saab kasu ka sellesse firma. Sest meil praegu näiteks alaski, meil on kõik leedid ära vahetunud ilusti. Meil on see, võitsime kohe nii, et kolmandiku saime kokkuhoidu, kui vahetasime ära. Ja paljudes on koosal vahet. Proovime ühe ära, ärme lähme suure peale. Koosal paala vahet. Enamust tegelikult on. Proovime ühe ära. Ja meil on neid külasid. Kallaste ongi praegu kõige hullemas. Kallaste on kõige kehvemas seisus. Proovime selle ära. Võrder soovis sõna. Varal on ainult üks jupp on leedid, aga rohkem ei ole. Kergliiklust ei on leidnud, rohkem ei ole. Väino jutule lisaks, et Kallastel, kui me nüüd lähme selle hankega, siis Kallastel väga palju, mitte väga palju, aga on teatud kogus LED-lampe, mille me saamegi ära kasutada varadega. Sealt tuleks ka vara poole pealt kokku hoida. Ehk siis vara need vanad lambid, lambid me saame endale. 250 on seal. Lambid me saame endale. Kallaste leedid. Need on ju väga head asjad. Ikka soodsam. Mul oleks Peetrile. Kalevil oli enne käsi. Et kommentaariks see, et võtame ühe objekti, et see on väga hea mõte sellepärast, et nagu sa ütlesid, et keegi saab nagunii kasumit ja ma tean, et kasumit tuleb sealt päris hästi. Aga nii-öelda üldreki osas ma võin Mustvee nii-öelda enda kogemuse sinna kõrvale tuua, et 860 valgustuspunkti üle valla ja maksumus 1,2 miljonit. Ja see oli nüüd üle aasta tagasi. Et me siin räägime päris suurtest numbritest. Päris suured numbrid. Raido, palun. Mul oleks küsimus meelest ära. Ei kuulama. Sa tahtsid äkki küsida, et miks koosale vahetada? Ei, koosale vahetada. Nüüd tuli meelde, et kas meil on endal see lambivahetusvõimekus olemas või peame selle teenuse sisse ostma?
ütleme, põhimõtteliselt peaksime ostma sisse. Siis selle lambivahetuse teenuse peaksime ostma sisse. Aga miks me siis ei või seda kuradi vara panna ka nagu hankesse? Niikuinii teenuse ostame sisse. Postid on olemas. Kui meil oleks nagu endal see lambivahetuse võimekus olemas, siis ma saan aru. See tähendab seda, et Kallaste lamb käest ikka kuskil üle. Okei. aga neid kulub ikkagi ja on Rootsi külas vahetamata ja Mina külas vahetamata. seal on jah vana. kulub ikka. Kokoral on ka samamoodi vana, neid kulub ära. Võib-olla ikkagi. Kas eelarve meil võimaldaks? proovime ühe ära, ma ütlengi, ega siin ei ole. ärme võtame palju. Eelarveliselt ei ole tegelikult suur summa ju, tuleb aastas ju kuskil 15 000. Küsimus ei ole. rohkem käibeka saab juurde. Aga me tegelikult võiks proovida. Ma küsiksin, et aga mis see eelarve siia puutub, ma sain aru, et hoiame ainult kokku ju. Meie kulud ei suurene või ma sain väga valesti aru? Esimene aasta ei hoia. Ei, oota, mis me me saame nagu tasuta laenu. Raido, me saame tasuta laenu ausalt, see on kõige õigem sõna. Nemad võtasse suure 120 000, ütleme ja enda kanda ja kinni maksame nagunii. tähendab, mina volikogu liikmena ei saanud praegu mitte midagi aru. Palun ennem kui me hääletama hakkame, mõni vallavalitsus liige seletab. Ma sain ikkagi aru niimoodi, et ma hoiame kokku raha. Energia. ja me kulutame energia puhul raha kokku. Ei, ma sain aru sellest niimoodi, et kuumakse näiteks Kallaste puhul tuleb odavam kui praegu Kallaste tänavavalgustuse elektrikulu eest maksame. Jah, aga meile läheb see investeering ka sinna sisse. Ei no, aga siin number oli ju väiksem. No sinna pane käibekas juurde ja asjad, vaata mis tuleb. 10 aastat arvestades ka number teine. Ehk siis kui täna tahaks nagu ise teha, siis me peame 120 000 leidma investeeringuks vähemalt. Et seda Kallaste linna, jaa. Aga täna me ei pea, 120 000, ma arvutasin nende lampide pealt, seal oli, seda ei näe praegu, aga kui arvutada see 117 ja nende lampide koha arvu järgi, siis tuli korrutada läbi ja see tuli 120 000 kuskil tuli investeering. seal on lahtised liinid, need tuleb ka välja vahetada. Ikka. Ja teiseks Kallastel ei ole postid meie omad. Selle peale läks eraldi maksme. Kas nad vahetavad ka siis? Ei, postid on nende omad. Nende omad? Jah, selles ongi see efekt, nad saavad odavalt teha kui meie. Linna posti otsa ja seda ka veel, jah. Eks õhuliinid muidu pead niisugused ämblikuvõrgid pead ära oli küsimus. Mul oli ettepanek ka ikkagi, et alustaks Kallastega ja seal on kõige kriitilisem seis praegu, et teeks Kallaste ära, vaataks, kuidas see toimib ja siis võiks ülejäänud kogu valla võtta nagu järgmise teisega. Et täpselt selgitada, kuidas, mis olukorrad on ja et teha nagu 2 etappi, mitte nii, et hakkame igal pool eraldi tegema, vaid et oleks üks, siis kõigepealt Kallaste ära, kui toimib, siis vaatame järgmist. Üks on pilootprojekt ja läheb edasi. Tahtsimegi vaadata, et kuidas see koostöö läheb ja kuidas see meile nagu, kas on päriselt nagu hea teenus ja kas on päriselt hea lahendus sellisel viisil. Ja et me nagu väga nagu, kui me hakkame teenust kasutama, siis me saame päriselt aru. Saab parema valgustuse ja lõpuks meil ka hästi. Nii, üks küsimus Raiso veel. Jah, minul on selline retooriline küsimus, et viimase aja igasuguste ehituslike hangetega on meil ikka jumala kestas vabandust. Et mis nüüd takistab, et meil selle hankega siis asi tuksi ei lähe? Siin on üks pakku jäänud. Et ma ei tea ühtegi hanget, mis Peipsiale vald nüüd oleks ehituslikku teid, mis oleks nagu tibens-tobens olnud, et iga ühega on meeletu jama. Et kuidas me nüüd sellega, kas meil on vastav inimene olemas, kes oskab selle hanke nüüd niimoodi läbi viia, et me ei pea pärast, ma ei tea, mis kuradi asju teha. Ja, me oleme selle peale mõelnud ja arutanud, meil on õigusnõunik, me vaatame koos juristiga üle nüüd lepingud. Sain vastuse. Aga mul oli küsimus, et äkki me polegi seda tänavavalgustust Kallastele vaja, et kui siin volinikud teevad üleskutseid, et välja kirjutada elaniku uueks, et siis inimesi pole ka valgustust, pole probleemi.
lihtsalt tähelepanek üks, et siin aktiivsed elavad ikka alles, ega see päris püüaks. ei noh, kas seal mingi mõju on tulnud sellele postitusele või keegi oskab kommenteerida? Ei oska. Ainult rahvastikuregister. Detsember näitab. Jah, selge. Aga siis paluks hääletada, kas me anname vallavalitsusele loa korraldada see hange. Muidugi. Kõik on poolt. Ei ole. Ei ole. Mina jäin ära. Palun ikka viime korrektselt läbi istungi. Sina ka või? Jaako ka? Poolt olime, me olime poolt ainult. Aleksander oli erapooletu. Üks erapooletu. Ei no, viime ikka. Aga me ei tea, kuidas on käitunud Kuidas see, Julia? kuidas Julia, kas ta saab üldse käituda, ei saagi käituda, me ei ole volises. Selge, siis on 20 poolt ja üks erapooletu. No kuda, kes see siis veel on? Mina sain viinud ju praegu üldse hääletamist läbi, mina kätt ei tõstnud. Teeme kordus. Selge, et teeme korduse. Palun siis hääletada, kes on poolt vallavalitsusele hankeloa andmiseks. ja Julia on poolt. Annan Julia. Me ei saa Julia kahjuks arvestada. 19 on poolt. Kirjutab poolt. See ei loe, kui oleme volises, saame hääletada, kui ei ole volises, siin viitis ei saa hääletada. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 2 erapooletut. Sellega läheb hankesse. Asi korras. Päevakorra 3. punkt. Sotsiaaltoetuse määramine ja maksmise kord Utsjärve vallas. Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Tervet, palun. Oleme siis jõudnud nii kaugele, et oleme sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra Utsjärve vallas ja ka valla poolt makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad üle vaadanud, kuna viimati on see kord 2018 kehtestatud ja vahepeal pole seda üle vaadatud. Nii palju ütlen, et vallavalitsus on seda käinud ja ka volikogu sotsiaalkomisjon on oma pilguga selle üle vaadanud ja teinud ka ettepanekud. Sellest võib-olla Male Hilkus tahab ise rääkida. Nii üleüldiselt ma ütlen, et me ei ole teinud väga palju muudatusi ja me pole teinud ka väga palju muudatusi toetuste summade osas. Me ei ole loonud uusi toetusi, ehk et ma küll arvan, et te kõik olete ilmselt seletuskirja lugenud. Ma isegi pikka juttu võib-olla ei teeks, et põhimõtteliselt kõik need alused, mis olid enne, on ka praegu, need samad toetused tegelikkuses on olemas, et võib-olla me keskenduksin rohkem sellele, et kus me muudatusi tegime. Ja muudatusi me tegime tegelikult määramiste korras eelkõige selles osas, et lihtsustada natukene ka valitsuse tööd ja siis sotsiaaltöötajad ise saavad kontrollida inforegistrit kasutades ja kuludokumente vaadates osad toetused ära määrata, et ei peaks minema sellega valitsusse ja valitsuses tegelikkuses jääb 2 toetust, mis on siis hooldajatoetus ja siis erakorraline toetus, mida siis valitsus korraldusega siis saab määrata. Ja räägin siis võib-olla nendest summadest, mida me siin teeme ettepaneku volikogule, mida võiks muuta. Ehk siis, et üks on küttetoetus, mille me tõstsime 100 eurolt 150 eurole. Et te kindlasti kõik teate, kui palju on praegu tegelikult kütte kallinenud. Ehk siis, et see on sellest tingitud. Siis tõstsime eluruumide kohandamise toetuse piirmäära, mis on siis puuetega inimestele mõeldud eluruumi kohandamiseks 1600 eurolt 1800 peale, see on kuni. See ei ole nagu seaduseks. Siis sünnitoetuse osas tõstsime 100 euro võrra ja mõte oli selles, et siis sünnitoetust saab siis nagu 3 järgus, kui laps sünnib, siis 1-aastaseks, siis saab 2-aastaseks ja et siis on nagu võrdsetes osades 200, 200 ja 200. Ja siis tõstsime siis selle esmakordselt kooli mineva lapse toetuse 70 eurolt 100 eurole
ja jätsime ära selle toetuse sussikoti ja seal oli ka muudatuseks ka see, et muidu me maksime toetust vallakoolis õppivale lapsele, aga nüüd me mõtlesime, et oleks õiglane tegelikult maksta kõikidel meie vallas elavatel lastel, kui ta läheb teise kooli. Nii, ja siis tegime muudatuse eakate juubeli ja sünnipäevatoetuse osas. Muidu oli nõnda, et ma mõtlen, kuidas seda on parem seletada, see on nii keeruline. Et ühesõnaga me maksame nüüd 70, 75, 80 ja 85, kõik saavad 50 eurot, vahepeal olid sellised 81, 82 summad ka, me jätsime, või noh, mitte summad, vaid vastused, me jätsime need välja ja siis selles osas tegimegi, et saavad ainult jubilarid ja saavad 50 eurot ja siis, kui inimene saab 100, selle osa me jätsime muutmatuks, see oli ka eelmisel korral nõnda, et kes saab 100 aastat, saab 100 eurot, et seal osas me muutust ei teinud. Ja mis me siis veel panime sisse, et sellele nii-öelda sellele toetusele lisandub siis meene, me oleme mõelnud, et see võiks olla valla sümboolikaga šokolaad ja või pastakas või mõlemad, et see on meil olnud selliseks mõtteks. Nii, need on sellised asjad, mis mul siin kirjas on, küsige. Ja muidugi on veel ettepanekud ka. Kas Malle soovid täiendada? Tegelikult jah, me käisime, vaatasime oma komisjoniga selle läbi ja meile tundub see hea eelnõu ja võib panna tööle. Raido, palun. Minul on ikka väike ettepanek, et tegelikult 100-aastastele võiks ikka 100 eurot 1000. Palju neid 100-aastaseid ikka on ja kui inimene saab elus 100 aastat, siis seda võiks ikkagi 1000 eurot nagu toestada. Või eelarve vastu valetaks meie. No, ma ei tea. 10 aasta kohta 101. Neid praktiliselt ei olegi, jah. 2 tükki oli minu. Ja väga mõistlik, see 2000 eurot ei ole ka valla eelarve nüüd selline, aga kui inimene on ikka 100-aastane, noh, mis see 100 eurot, selle eest saab hunniku rohkem vastu ja on kõik. Aga 101-aastased siis saavad 100. Ei, no ei ole, siis ei saagi. Rohkem ei saa. Ja 100. 100 ja kõik, jah. See oli minu poolne ettepanek. Ja Malle, palun. Ma unustasin jah, et me komisjonis arutasime veel, et võiks, kes on kiituse ja medaliga kooli lõpetanud, selle 50 eurot siin eelnõus, et meie nagu mõtlesime, et võiks 100 olla. Aga ma ei tea, mis eelarvekomisjon sellest arvab. Minu laste puhul me ei saa arvata, et toetame alati. Toetate jah, siis sellisel juhul lisame selle 100, neid ei ole ju palju. Ei ole jah. Aga see on ikkagi... See on tublidus ja vaev vanematel. Plus siis lisaks ta saab lõpetamisest 50, jah? Jah. Lasta olla, ega siis läheb ellu ja see on ikka oluline daatum. Aga see koolitransport ja see gümnaasiumi, see toetus, see kõikide lastele? Seda ma ei tea. Need ülejäänud toetused olid ju samad, et küsimus oli selle koolitranspordi selle osas. Need on siin täpselt nii, nagu nad olid ka eelmises selles, et seal ei ole muutust. Et kui me räägime koolitranspordist, siis oli 20 senti kilomeeter hüvitati ja mis see teine Irgina oli? Gümnaasiumi. Gümnaasiumi lõpetustoetus oligi 50 eurot. Ja kõikide. Seal oli jah, just nimelt, seal oli ennem see probleem, et meil oli täpselt sarnane olukord, et me maksime seda 50 eurot nendele, kes käisid vallakoolis, aga gümnaasiumi puhul ei saagi ju, meil ei ole enam gümnaasiumi, eks. Nii et noh, sa ei saagi siin koolis käia, eks ole. Ja Kaisa, palun. Et siis ma küsiks selle jõulupakkide teema, et kuidas see arutelu, et miks just, et see 4. klassini, et võimalik saada, et kas teil on selle ümber ka mingi arutelu või kas on teistel nii või? Natukene oli arutelu, aga see oli see, mis oli eelmine kord ka tegelikult sees, eks. Et meil oli selles osas arutelu küll, et miks see peaks olema 4. klass. Et see oli kuidagi ilmselt nagu need... Ma praegu hakkan mõtlema, millega see seotud oli. No see oli kooliastmega seotud täpselt, jah. Et siis nemad saavad. Ja tegelikult see selline viis, et teebki alati teeb nagu nõutuks, et siis võiks see saada ja too saada, sest et ega nende sussikottidega, mis me tegelikkuses praegu nagu ära kaotasime, oli ju samasugune lugu, et sussikotte said siis ka need lapsed, kes käisid, ütleme näiteks Tartu linnas meie
noh, meie kooli, ütleme, siis me pidime neile selle sussikoti sellepärast andma, et meie lapsed said, et siis tema jääb ilma on ju sellest sussikotist, et ei oleks nagu seda erisust. Et nüüd me mõtlesime, et me siis teeme siis nii, et võtame siis sussikotid ära, et siis ei ole sellega enam mingisugust ralli. Aga jah, see oli just see aste, kooliaste, see teine. see karjub ülekohus. Ülekohus, eks? Kõik tahavad jõulupakki saada. Isegi mina tahan saada. Aga siis te saate ettepanekuid teha. tähendab, et jõulupakki saada tuleb jõuluvanale kirjutada. volikogu esimehe kord, äkki ta kirjutab jõuluvanale. Kirjutame. On veel kellelgi küsimusi? Ei ole, paneme hääletusse. Paneme siis hääletusele. Aga minu ettepanek. Parandusettepanek oli. 2 oli. jah, minul oli see, et tõsta 100 koolilõpetajate toetus. jah. Medaliga 100. Nüüd tuleb ühe kaupa tuleb parandusettepanek. 100-aastasele 1000 ja teine siis... Esimene parandusettepanek siis 100-aastasele 1000 eurot maksta sünnipäevaraha. Ja teine oli siis Malle ettepanek medaliga lõpetanule 100 eurot lisaks. Medaliga lõpetanule ei ole. Sama kutsekool käib ka siin alla. No tõenäoliselt ikka. Kõik on jah. Nii. Hääletame. Aga võtame siis esimese parandusettepaneku 1000 eurot 100-aastasele inimesele maksta siis sünnipäeva toetust. Palun siis hääletada, kes on poolt. Saab naabrile väljagi teha vähem. Reino tuleb terve suguvõsa sünnipäev. Tiimann oli kooldekodus, siis terve kooldekodus Kas Julia on ka hääletada? Ei, Julia ei saa hääletada. 20 on poolt. Me ei saa miitis hääletada. Me ei ole valitses. Siis Malle ettepanek, parandusettepanek, et medaliga lõpetanutele maksta lisaks 100 eurot toetust. Kas see oli medaliga ja kiituskirjaga? Kiituse ja medaliga. Medaliga ja kiituskirjaga. Medali ja kiitusega. Meil on 2 eri asja. See ei ole lisaks, vaid see jääbki nii. Aga palun siis hääletada. Kõik on poolt. Ja siis kogu paketi poolt. Palun hääletada, kes on kogu paketi poolt. Kõik on poolt. 21 vastu võetud. Päevakorra 4. punkt. Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade piirmäärad. Palun, Kätlin taaskord. Määrade piirmäärad. See oli siis nõnda, et eelmisel korral olid nad ühendatud kõik ja see nõuaks siis niimoodi, et kui nüüd volikogu otsustab, et me mingeid määrasid tahame muuta, siis me peame justkui tervet korda muutma ja seetõttu meil need piirmäärad ja määrad on siis nüüd eraldi välja toodud. Ja nüüd ma hakkan sedasama juttu teile jälle otsast peale rääkima, eks ole, kõik need samad muudatused, eks, millest ma juba eelpool kõnelesin, kõik need samad muudatused on siis nendes määrades ja piirmäärades samamoodi kirjas. Ehk siis, et meil on need sissetulekust sõltuvad toetused ja sissetulekust sõltumatud toetused ja need määrad on suhteliselt samad kõik, mis olid eelmine kord, välja arvatud need, mis ma teile ennem ütlesin, mis on osad suuremad. Et ma siis hakkan neid siis uuesti kordama ilmselt. Kas on vajadus korrata? Ei ole. Jah, kõik on sama. Et ma juba eelmises punktis nii kogemuse mõttes tutvusin selle ära. Kas Malle soovib lisada? Ei ole, me tegime selle jah eelmise hääletusega. Kas on kellegi küsimusi? Ei ole. Ei ole. Ma ei tea, see võib-olla eelmise kohta natuke segane, ma küsin seda,
koolitranspordi toetus kehtivas liiniveo-tariifides edasi-tagasi pileti maksumus ja see on 0,20 eurot kilomeeter isikliku transpordi kasutamisel. see on, eks ole, koolis käimisel. et kas see on nii, et ta võib valida seda, kas ta läheb liini näiteks bussiga või läheb, ütleme, gümnaasiumiõpilased, mõnel on juba oma auto, käib oma auto. kas see on valiku küsimus või kui ei lähe ühistransporti, siis või ta valib, kummaga ta läheb? väga hea küsimus on see muidugi. Ja, sest kui näiteks gümnaasiumiõpilasel on auto ja ta edasi-tagasi iga päev liigub, siis vald ei jõua. Tegelikult on niimoodi, et see on jällegi see, mille puhul ta peab kirjutama avalduse, mille puhul me vaatame selle läbi. Sest kui meil liigub liinitransport, mis on tasuta, siis see ei ole ju õigustatud, ehk siis seal tulevad ikkagi kõik need kulud ja tulud ja pere ja need, et see ei ole nagu, seda ei saa niimoodi käsitleda, et siis ma tulen ja siis ma liinitransport ei liigu ja ta on sunnitud kasutama oma isiklikku transporti, ta saab toetust. Vot selles ongi lugu, et igal sellisel puhul me vaatamegi seda juhtumit eraldi. Et seal vaadatakse kõiki neid juhtumeid eraldi, kuidas oleks inimesele kasulik ja kui ta ei saa selle pärast mindud, et me vaatame ikkagi väga nagu juhtumipõhiselt, et see ei ole niimoodi, et nagu jah. On küsimusi veel? Ja selles samas selles piirmäärades, selles on ka nüüd ettepanek, mis te tegite, et seal tuleb ka sisse muuta. On kellelgi veel küsimusi? Ei ole. Ei ole. Siis lähme hääletuse juurde. Palun hääletada, kes on selle muudatuse poolt. See muudetakse seal taga. Üks väike täpsustus, et need uued summad tuleb siia sisse. No ta viib ära, ta ütles ära. Ja seda ta ütles ära. Tahaks täpsustada, et need parandusettepanekud peaks panema siis 4. punkti alla hääletused. Siis paneme 4. punkti alla. Kas peaks siis uuesti hääletama? Me oleme ju tegelikult korra hääletanud läbi. Me oleme juba paika pannud, ma arvan, et siin ei tule. Paika pandud, et siin ei pea, et vastuolust ei saa ju tekitada vast. Sisse märkida. Sinna märgivad sisse. Sellest tuleb sisse märkida. Jah, nii ma sain aru. Nii, hääletame siis ühe korra uuesti. Täispakett. Ikka on aru saanud. Nii, 20 poolt häälega vastu võetud. Päevakorra 5. punkt. Esindajate muutmine Peipsiääre valla üldharidusasutuse hoolekogudes. On nimetatud Kolke lasteaed põhikoole hoolekogusse volikogu liige Julia Suunina ja alalise Peeter Vagula. Julia Suuninalt tuli mulle vahetult ennem volikogu kiri, et temal ei ole kahjuks väikse lapse kõrvalt võimalik seal osaleda ja palus enda asemele panna Aleksandr Žirokovi. Aleksandr Žirokov on kindlasti nõus. Kas Peeter Vagula on nõus? Jah. Kas Aleksandr Žirokov on nõus? Nõus, jah. Kas on kellegi vastuväiteid? Ei näi olevat. Siis palun volikogul hääletada. Kas te olete nõus nende 2 inimesega hoolekogusse? See ikka saad, see kollektiivne nimekiri on praegu. See on rahalist asja. Jah. Ja kõik olid. Olete poolt? Poolt kõik. No ma jään erapooleks. On poolt, kes on vastu? Üks on vastu. Mitu poolt oli? Igaks juhul. 17 oli, mina lugesin 17 poolt. Üks on vastu, üks on erapooletu, üks on, kas keegi jääb erapooletuks? Ei, puudu ei ole, meil on 20. 18 on siis poolt, 1 ja 1. Oleme 18 poolt. Ja 1 ja 1. Siis saab.
maamaksumäära kehtestamine 2023 aasta. Peeter, palun. Maamaksumäärad jäävad samaks, mis on viimased aastatel, ehk siis kehtestada maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud sama määruse paragrahvi lõike 2 sätestatud juhtudel. Ehk siis kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2%. Need on ka meil maksimum võimalused, mis seadus lubab. 2,5 ja 2% maksimummäär. Soovid sa enda täpsustada? Ja ei, me eelarvekomisjonis oleme sama meelt. Me ei saa tõsta ja madalamaks lasta ei anna eelarve meil. Seal samas elamumaa niikuinii teate ise, kui palju 2 hektarit on teil, kes on meie elanikud vaba. Mis seadus uuesti teeb, sest järgmine aasta ilmselt on 10% hinnatõus paratamatu, mitte rohkem. Kas on küsimusi kellelgi? Ei ole, aga siis hääletama. Kes on poolt? – 20 on poolt, sellega on 2023 aasta maamaksumäär paigas. 7. punkt, Peipsiääre valla 2022 aasta lisaeelarve. Indi, palun. Riigikogu vaba maamaksumäärade teie ülesande tutvustada teile määruse eelnõu Peipsiääre valla 2022 aasta 3. lisaeelarve. Lisaeelarvega siis suurendatakse põhitegevuse kulusid 20 884 eurot, põhitegevuse kulusid 29 519 ja likviidsete varade muutus on -8635 eurot. Seletuskiri on eelnõu juures. Kommenteeriks nii palju veel, et tegemist ei ole eelarve koormasega, vaid on tegevusmäärade lõikes ümber paigutatud kulutused, kuna volikogu on võtnud vastu aasta eelarve tegevusalade põhiselt. Suurenenud on maakondade kasutamise osas 6000 eurot, kuna see ületulu on juba meile tulnud ja samamoodi on siis suurendatud ka muu elamu kommunaalmajanduse tulusid, kuna elektrienergia on tõusnud ja vastavalt sellele ka on siis nende lahkumine suurenenud. Kulutuste osas, mis on märkimisväärne, on siis ringmajanduslikes arendusprojektides kalmistu registri Audi kasutusele võtmine. See summa on 31 807 eurot. See teenus on siis kätkeb endast kogu kalmistu arhiivi lahendusena. Andu, soovib. Meie vaatasime läbi, vaiesime, mis vaielda ja toetame. Volikogule saatsime ta vastuvõtmiseks. Kas on küsimusi? Ei ole. On küsimus. Kalmistu registri nii kalli, ütleme, nagu töös kalmistu vahid hakkavad seda kasutama ja oskavad ja neil ikkagi hakkavad üle. Tähendab see, mis on vana arhiiv, et tõenäoliselt selle jaoks ongi vaja seda teenust, sellepärast et see on nii töömahukas ja koormav töö, et ei ole sellist ametlikku ja kalmistuval ammugi ei jõua seda teha. Aga mis uuesti edasi, no seal on sees ka koolitused, ma ei oska öelda, et see on läbirääkimiste küsimus, kes seda registrit hakkab siis töös hoidma ja vaatama. Moral tegime ära ja Kaarel õppis ära ja mitte midagi häda see ei ole. Mudavil on ka tehtud, selles mõttes, et ei ole august sees, aga koond tehtud. Noh, ilmselt mingi 3-4 aasta tagune, aga nii-öelda see põhi on olemas. No tõenäoliselt, kui see teenus hakkab, läheb teenuseks, siis enam lepingut ei ole veel sõlmitud, siis tõenäoliselt kõik need materjalid, mis on, kogutakse kokku ja saabutaks kiiremini, aga see on vist edasi lükatud väga pikka aega.
on veel kellelgi küsimusi? Ei ole. Aga siis palun hääletada. Palun käega märku anda, kes on poolt. Irina, kas sul on käsi püsti või ei ole? 17 on poolt. Kes on vastu? Ei saa aru ju. Vastu on 2. Kes on erapooletu? See võib nii olla. 17 poolt häälega on lisaeelarve vastu võetud. Punkt 8. Loa andmine üle eelarveaasta kohustuste võtmiseks ja töölepingu sõlmimiseks. Indi, palun. Eelnõu siis puudutab projekti Kallaste vaatetööline ehitustöö. Selgituses on ka kirjutatud, et on läbi viidud hange. Hanke maksumus on selge, aga tekib olukord, et kuna see rahastus on planeeritud sisse 2023. aastasse, siis selleks, et hankelepingut sõlmida, oleks vaja volikogu luba. Kas on küsimusi? Palun. Me võtame nagu siis laenu järgmise aasta arved. Tähendab, sellel projektil on 270 000 juba Marta projekti raha eraldatud. Seda sellel aasta eelarves ei ole kajastatud. Et see toetuse raha kajastub ka 23. aastal, kuna lepingut ei saa sõlmida enne, kui olete loanud kuna eelarvet. Oli Pandu midagi öelda? Tähendab, siin mõte on selles, et järgmine aasta võib-olla peame laenu võtma, pole pea näis, kui elu läheb. Aga kui me ei anna seda luba, siis ei saa me viia teda üle niiviisi järgmise aasta. Elule edasi. Et saaks nagu asi korda, sest seni me mõtlesime, saame oma vahenditest ja tuleb rutemise projektid, aga kõik asjad on veninud, et kui Kallastele oleme lubanud, siis me Kallastele ära teeme siin. Nii oli me otsustatud. Tuletame meelde kõik. On nii. Palun hääletusse panna. Kui küsimusi ei ole, siis lähme hääletuse juurde. Kes on poolt? Palun käega märku anda. Kõik on poolt. Ei ole. Ei ole. Mõni jonipun ikka on. Ikka. Saab pilti siia. 19 on poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletu? 1 on erapooletu. Raidu sai pilti. Luba on antud. 9. punkt jääb meil välja ja 10. punkt Peipsiääre valla alalise hariduskomisjoni liikme väljaarvamine, liikme arvu muutmine ja uute liikmete nimetamine. Sirje, palun. See on sellest tingitud, et ühesõnaga meil on hariduskomisjonis kinnitatud 7-liikmeline ja üks liige Irina Orlova esitas avalduse ja soovis lahkuda hariduskomisjonist, lihtsalt ei võimalda nagu teha. Meil jäi 6 ja me olemegi töötanud 6 liikmega nüüd, aga ausalt öeldes see töö on päris suuremahuline, 6 on nagu vähe võitu ja kui mõni veel haige ka on, siis jääb väga väikseks meie koosseis. Et seega me tahaksime välja, Irina Orlova vaadatakse välja, aga ma võtaksin 1 liikme võrra sooviksin suurendada hariduskomisjoni 8 liikmeliseks. Ja liikmed, kes tulevad sisse, on Helen Paju ja Kerli Jõesaar. Helen Paju on Alaskiri kooli direktor ja Kerli Jõesaar on Koosa lasteaia direktor. Et 3 asja siis kõigepealt välja arvata, suurendada 1 liikme võrra hariduskomisjoni koosseisu ja määrata hariduskomisjoni liikmeteks Helen Paju ja Kerli Jõesaar. Ja kogu koosseis on siis Sirje Reini, Peeter Pagula, Maili Mandel, Meriti Undrit, Severi Narm, Bianca Makkoid, Helen Paju ja Kerli Jõesaar. Ma ei tea, kas nüüd tuleb eraldi hääletada. Irinal on küsimus. Aga mulle väga kahju, et ei ole Kolgia kooli või meie lasteaeda, venekeelsete laste esindajaid seal üldse.
nende probleeme ei lahenda komisjonist vastavalt tasemele või sellist inimest ei ole? Võiks täiendada, et võib-olla keegi volikogu liikmetest tahab osaleda seal, siis ei saa näiteks kutsuda jõuluks. Ma olen nõus, sama nimi seal juba on olemas. Andsid avalduse lahkuda. Aga öeldakse, et komisjoni esimehe esitas alusel tunnistatakse liikme. Okei, siis mul küsimus komisjoni esimehele. Miks ei ole kaasatud näiteks sinna komisjoni Diana? Ta on tal on asutus selline nii suur kool, Kolgi lasteaed ja Kalasteri lasteaed, kolm põhimõtteliselt asutus. Ja meil ei ole veel mõnda teist ka kaasatud siia, aga kuna meil on ühesõnaga oligi põhimõte selles, et direktoritest kaasata, eks ole, esialgu meil ei olnud Alatskivi kooli direktorit, aga kuna selle Alatskivi kooli ümber tekib praegu ka päris ta on meie suurim kool, siis Helen tuleb sellepärast sisse. Kuna Hau-Nõu osas on Mairimandel ka meil rohkem direktorit ei ole vaja. Nad annavad juba teavad, mis on ühesõnaga. Meil on eri arvamus. Vene kooli direktorid ei ole. Eesti koolide direktor olemas. Kui on arutlusel, me kutsume, aga praegusel juhul soovime kaasata Helen Karu ja Helen Kelema hääletama, et 8 liiget üldse saab. Kõigepealt 3 korda. Ega teeme 9 liikmeliseks ja pakume Dianat sisse. Sa ütlesid ju 7 liikmelisena väga palju tööd. Teeme veel 2 kohta juurde, paneme Diana sisse. Siis me peaksime ka varakooli direktori võtma. Ja siis, no kuulge, kui me tunneme, et me ei tee selle koosseisuga, ei jõua teha, siis võtame juurde veel järgmised aastad 3 aastat on ees. Et mul on küsimus volikogu esimehele, kui palju meil praegu on neid volikogu liikmeid, kes ei kuulu mitte ühegi komisjoni koosseisu? Kas meil on neid? On ikka Jaaku ei kuulu, Sergei vist ei kuulu, Väino ei kuulu. Päris palju ei kuulu. Et vastavalt, et korraldusele on õigus kuuluda vähemalt, et nüüd, kuna ma olen vast valitud selle eelmisel volikogu spordi- ja kultuurikomisjoni esimeheks, et ma ootan nagu avaldusi, kes soovivad volikogu liikmetest kuuluda. Spordi- ja kultuurikomisjoni koosseisu võivad mulle teada anda. Aga paneme selle informatiivse alla. Jah, lihtsalt, et kuna on kinnitamised, et ma ootan siis ise nagu initsiatiivi, et muidu, et ei oleks samas, et koha peal keegi siis hakkaks, et siis enam ei saa. Aga väga tubli ka ise. Aitäh. Nii. On veel kellelgi küsimusi? Ei ole. Aga siis lähme kõigepealt hääletuse juurde, et kas volikogu kinnitab 8 liikmelise hariduskomisjoni koosseisu. Kes on poolt? No. 16 poolt. Kes on vastu? 4 on vastu, erapooletuid ei ole. Ja siis peame kinnitama veel, kas me need 2 liiget peame eraldi siis võtma? Ei, nimekiri. Kogu nimekirja. Täpselt. Et siis palun kogu nimekirja poolt hääletada. Kes on poolt? Mida me hääletame? Nimekirja. 17 on poolt, kes on vastu, 3 on vastu, erapooletuid ei ole. Sellega on nimekiri kinnitatud. Ausalt mulle väga kahju, ma ei tea, kuidas üleminek eestikeelsele haridusele tuleb praegu. See, kui meil praegu selline komisjoni koosseis, jah, see eestikeelsele haridusele üleminek, see on väga raske. See on nagunii on vaja. Komisjon ei tegele just üleminekuks, seda teeb koolid ise. Komisjon arutab asju, aga komisjon ei tee just sisulist tööd, mis on hariduse. See ei ole komisjoni ülesanne.
Ettepanek rikkuvad teha. Ettepanek võiks Ikka olla võib teha. selle Igal juhul peab. aga see, kui me hakkame arutame seda asja, siis me kaasame tõenäoliselt ka venekeelsed. Igal juhul. Ja kindlasti võib ettepanekud teha. Tuleb ette, muud varianti ei ole. Päevakorra 11. punkt Õitsjärve valla valimiskomisjoni asendusliikme nimetamine. Helenit ei ole meil täna, siis Kristin, palun. Austatud volikogu, Katrin Must on esitanud avalduse lugeda tema volitused valimiskomisjoni asendusliikmena lõppenuks. Seoses sellega on vallasekretär teinud ettepaneku nimetada valimiskomisjoni asendusliikmet Raimet Figoli. Ehitus. Ise nõus? Jah. Mis me selle vastu? Vallamajas on lihtsam kätte saada kui mõelda. Kas on kellegi vastuvõtteid? Ei ole. Paneme hääletusele, kes on poolt. 20 poolt. Vastu võetud. 12. punkt. Kogukonnakomisjoni tööplaani kinnitamine. Palun Külli. Kogukonnakomisjon on siis koos käinud ühe korra praktiliselt terves koosseisus ja kui üldjuhul koostatakse ju need plaanid kalendriaastaks, siis meil on praegu seda kalendriaastat jäänud ainult 2 kuud umbes või natuke isegi vähem juba ja seetõttu on tööplaan tehtud, aga oleme arvestanud, et osad tegevused kanduvad kindlasti järgmisse aastasse, aga eks me siis räägime neist eraldi. Ja me oleme leppinud kokku järgnevas tööplaanis, et number 1 volikogu poolt antud ülesannete täitmine, number 2 vallalehe 2-keelsuse teema ja ettepanekud parima lahenduse leidmiseks ja uue variandi kooskõlastamine. Me oleme sellega juba ka alustanud. Siis number 3 kogukondade turvalisuse teema, number 4 kaasava eelarve teema ja number 5 komisjoni liikmete koolitus ja õppimine parimatest praktikatest. Need siis võtame plaani. On kellelgi küsimusi? Ei ole. Siis palun volikogul kinnitada komisjoni tööplaan. Kes on poolt, palun käega märku anda. Kõik 20 on poolt. Et kas detsembri volikogus siis saame ülevaatega komisjonide tööst, et mis aasta jooksul on tehtud? Aasta lõpeb ära. Ja praegu ei ole nagu kuuks. Enne teid komisjoni ära ja siis. Komisjoni liikmed saavad kõik nüüd olla, kes siin ei olnud. Kõigile vaba voli. Päevakorra 13. punkt. Kalaste linna elanike pöördumine. Ettekandja Irina ja Vladimir Kosik. Palun. Meil on niisugune probleem on selles, et Kalaste linnas puudub tsentraalset kanalisatsioonivarustust. Ütleme, umbes 40% elanikud puuduvad tsentraalset kanalisatsioonivarustust. Ja me, ütleme, Kalaste linna elanikud talame peale meile, millal jätkub kanalisatsiooni ja varustuse ehitus Kalaste linnas kiriku, turu, sadama, pihlaka ja teised. Rajamist lubati meil eelmised sajandid. Kiriku tänava kasub oluline kultuuriväärtus, vana-uusmiste kirik, millest kulub tsentraalset kanalisatsiooni varustus. Ja me korjasime neid allkirjad umbes 171. Ja kui on vaja, siis kuidas me teeme? Anname telliselt? Jah, võtame vastu. Jah, võtame vastu. Ja see on suur probleem, sellepärast, et Kalaste linnas kogu aeg ostavad maja, tahavad osta maja, aga puudub seda tsentraalse kanalisatsioonide varustus ja see Kiriku tänaval ja siis Turu tänaval on kõrgem need pumpvesi. Ja sellepärast ei saa panna oma senti, sa tead, kas lukai Kalaste linna probleem. Ja ma tean, see on maksab liiga palju raha, sellepärast kui
keegi seda Võidu tänaval 3 aastat tagasi summa oli, mis maksis Peipsiääri vald 160 eurot, 160 000 eurot, aga praegu, kui teha üks osa tänav, teine osa siis stadioni tänav, siis kolmas, siis ma arvan, siis hind ei ole nii suur. Sellepärast, et KIK annab raha, seda ema ei värk. Ainult probleem sellega, et võib-olla te leiate, siis midagi võib sellega teha siis. Kallaste linnas teha siis veevarastust. Sellepärast, et sajand juba, 21 sajand juba, kulub seda veevarastust ja kõik panevad seda oma putkas, siis lähevad sinna, siis see ei ole ilus. Ja teine probleem, et Vanakaev seisab juba, sellepärast Kallaste linn, see on vana linn, umbes 300 aastat juba seisab, jah. Seisab kaev, seisab vanavõtse ja see veesi, mis läheb ja kõik kaevas on niisugune probleem, et veesi võib olla puhas, aga nagu nii need bakteeriad on olemas, need ja siis niisugune asi. Ja teine variant, niisugune stadioni tänaval, siis ma arvan, et Peipsiääri vald siis hakkavad seda müüa siis maad siis jah, stadioni tänaval. Kui siia ka vedada seda, siis see on parem variant, siis niisugune on probleem, jah. Piibe, soovid sa natukene valgustada, et ma olen kuulnud, et teil mingisugune me juba räägisime sellega ja siis ma arvan, et midagi võib. Ja, et see teema on tõsine ja oleme teinud Emajõe veevärgiga mahaistumisi ja teinud nüüd uued plaanid ja kavad, et kui see raha, mis nüüd tegelikult piiriülene projekti raha meil nagu ära jäi Ukraina sõja tõttu, siis otsime uusi vahendeid, aga need kaasajastatud, need plaanid on nüüd uuesti ja 40-50% peaks leidma ja tegelikult see kogu see projekt on kuskil 2 miljonit, see tähendab seda, et 1 miljon on vaja praegu leida ja ma ei ole nõus, see 2 miljonit, see on terve Peipsi ääre. Ma vaatasin teie kiri, see on vanad Peipsi ääre külad. Hinnad on üles. Mitte ainult Kallaste, ei, ma ei ole nõus. Ma vaatasin teie kiri, see Rahandusministeeriumil. Seal on hästi kirjas, see on Kallaste linn ja vana Peipsi ääre, kõik need külad. Ma ei ole nõus sellega, et meil Kallastel praegu kõik on olemas. Meil võib teha ainult see projekt ja tänavast. See kui arvestada ainult Kallaste linn praegu. Ja ma saan aru kõiki, et teil raha ei ole. Meil raha ei ole. Tänu sellele 600 000 maksame Kallaste võlga mõttetute asjade eest. Meil raha ei ole, ja. See on juba peaaegu küsimus. Aga võib teha eraldi tööd ja plaan ainult Kallastel ja teha täna. Aga kus siis Peipsiääre, Kolk ja Kasep, need on sama olus seisad, seal ei ole midagi. Meie ettepanek ja, et meil ei lähe see nii kallis nagu teha see terve plaani ja. Aga kui arvestada ainult Kallaste linn ja teha seda plaani tänavast tänavani, proovida seda teha ja veel meil oli Peetriga selline kohtumine, kus ta ütles, et praegu läheb müügile see maatükkidesse kooliaed, sest stadioni tänav. Ja seal ka seda kanalisatsiooni ja vett ei ole. Ja kui panna seda trassid, võib-olla need tükid lähevad hästi kallimaks ja see vahe katab natukene meie kulud ka. See nagu minu ettepanek. Irina, mõte on teil väga hea, aga ei saa teha tänava kaupa. Kõike tehakse tervikuna. Ei, minul on hästi palju kirja ja hästi palju vastused seda Emajõe veevärgiga ja meil ka on olemas ja teeme nii, et ma ise küsin nende käest. Et ma vaatasin teie kiri, see Rahandusministeeriumi ja ma ei ole nõus sellega. Kallastele need miljonid pole vaja. Kallastel kõik on olemas. Irina, see kiri Riina Solmanile mõtled seda, jah. Et seal oli 2019 aasta ÜVK projekti järgi need hinnad saab välja toodud.
me praegu räägime Kallaste linnast. Ja, aga seal on kõik ma praegu räägin, meil on Kallaste linna elanik. Kui tulevad Peipsiäärsed, las nad räägid praegu meil Kallaste linn. Ja sellepärast ma tahan seda plaani Kallaste ja see summa Kallaste linn. Ja ongi kõik. Aga need miljonid ja see on nutmine, et andke meile palun raha, see ei ole küsimus. Pärast, kui Peeter arvestab mulle, kui me paneme need trassid ja kui pärast sellega maksavad need maatükid, võib-olla see hind juba katab need kulud natukene. See võib arvestada ja see aega meil on olemas. Aleksander, mis oota nüüd, rahu, minul on ennem käsi üleval. Ma tahtsin nagu öelda seda, et aga võib-olla meil on veel piirkondasid, et ehk siis miks me seda Kallastet peame üksinda arendama, tasa, mina räägin praegu, et miks me seda Kallastet peame arendama, et teeme hanke kohe ikka terve vallale. Meil praegu et nagu tänavavalgustus, terve valla, meil on olemas mina arvast ei ole, meil on veel piirkondasid, kus ei ole Raitu, meil on operaator. Raitu, meil on täna operaator. Kõik korraga ikka kasutame. Meil praegu 100 suure hanke ilusti, täpselt nagu tänavavalgustus. Ei, meil lihtsalt 117 ma tahtsin muidugi küsida seda, et äkki, mul oli küsimus Peetrile, ma arvan, Peeter oskab öelda, kas tegelikkuses seal kas on olemas ka Peipsi järve reostusoht? Loomulikult. Kui on nagu Peipsi järve reostusoht, siis me ikkagi peaksime rõhuma sellele ka, et on tõsine oht, et kas siis nagu sealt kaudu riigi poolt mingit lisatoetust saada. See oht on tegelikult Kallaste pigem on see oht just Varne Kolkes on hullem, jah. Kallaste linnas me saime selle järve kooli ära teha. Ja see Võidu tänav sai väga hästi ju. Et just see on nagu väga oluline minu arust esmajärjekorras, et me saaks seda reostusohtu ikkagi vähendada. Selle endise Peipsiääre valla territooriumil ehk siis Kolka Kasepää. No see ongi ikkagi nagu siin on põhimõtteliselt ikkagi vaja nagu pool valda panna hankest ja peab ära teha. Ema ja veele. Ma räägiks seda, et Kallaste linn üldiselt projekteerina tehtud tervele linnale Ema ja veevärgi puhul. Ta on jagatud 3 etapiks. On esimene etapp tehtud, teine tehtud. Miks Ema ja veevärgiga ei saa rääkida see 3. etapp jagada näiteks 3? Teeme ainult Kiriku tänav praegu. Võtame pakkumise, praegu KIK veel annab 50%-ga seda toetust. Võimalik, et me saame suht normaalse hinnaga seda Kiriku tänav. Ma ütlen, et Ema ja veevärg kunagi ei ole rääkinud, nad ise pakkusidki, jagage veel 8 seda etappi. Imbi tahab ka vastata. Imbi tahab küsida. Tahtsin lihtsalt kommenteerida seda, et kui te eelarvestrateegia vastu võtsite, siis te nägite, et meie laenuvõimekus ei ole nii suur, et seda 50% kuskil panna Ema ja veevärgi aktsiatesse, et pigem oli vallavanemal jäi jutt pooleli, proua ei lasknud tal edasi rääkida, et me ikkagi pöördusime riigi poole just selle küsimusega, et kuna me oleme ikka väga eriolukord, me oleme Venemaa piiriala, et meil võiks olla ikka riigipoolne toetus just selles osas, et Peipsi järv oleks kaitstud. Ja meil ei ole veel vastust tulnud, Tiinas oleme võib-olla kõrgemad ja äkki me saame ikkagi sealpool selle rahvusvahelise vastus ju oli olemas. Vastus on olemas, aga ütelge mulle palun täpselt, kui palju maksis meil Võidu tänav, see Kiriku tänav meil 2 korda vähem kui see Võidu tänav ja kui palju maksaks ainult Kiriku tänav ja kui palju meil annab, kui me paneme stadioni tänaval need trassid, kui palju maksavad siis need maatükid, mis te panite müügile ja kui te panite müügile ja kui praegu selline olukord, siis ma tahan kõik Kallaste raha pange Kallastele ja ongi meil praegu terve linn siis ütelge mulle, kui palju maksab minu ajal lõpetati esimene projekt ja teine projekt. 3. ootasime rahastust, rahastus tuleb see vist veebruarist võimalus taotleda. Raido ja palun. Et mina volikogu liikmena olen ikkagi seda meelt, et minule näiteks on kõige tähtsam Peipsi järve reostus.
kus kõige suurem reostus on, seda. See on vaja välja selgitada tegelikult vallavalitsusel, kui suur see reostusoht tegelikult on. Kui siin ikkagi see pissi ja kaka jookseb kõik Peipsi järve, no kullakesed, mis me siin räägime, siis on kõigepealt vaja see ära likvideerida. Riigi tasandil tehtud reostus suur. Ja Külliga on teada juba. On teada. Ja kõige suurem on Pihkvas. Ei no jah, Pihkvas muidugi võiks Venemaal seda, et ega siis need allkirjad on ju head küll, aga ega siis ei saa öelda, et me ei ole kursis või me ei ole volikogu teadlik, et meil on väga terav probleem kogu selle vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga nii kallastel kui endises Peipsi ääres ehk Kolk ja Varn ja Kasepää. Et kõik on ju sellest teadlikud, kõik teavad, et see on täiesti eriolukord ja minu arust on see täiesti suurepärane, et vallavalitsus on võtnud ette ja hakanudki riigilt abi juurde küsima. Et me võimegi siin lõputult vaidlema jääda ja lõpuks käivad need asjad ikkagi läbi hangete, mitte ei ole niimoodi, et arvuta mulle selle nurga pealt, et kui palju see läheb maksma või see tänav või see tänav. Tänases situatsioonis, kus hinnad muutuvad mitte enam kuudega, vaid päevadega, on need arvud ju täiesti ulmelised ja need ei ole tegelikult, me võime neid arvutada, aga siis, kui ta töösse läheb, võib see olla täiesti teistsugune number. Kõik on terve volikogu, ma arvan, võin ma öelda, on kursis, et on väga suur probleem kõigis nendes piirkondades ja et sellega peab tegelema. Et ega ei ole küsimust, et umbes, et kui nüüd Kallaste on allkirjad kirjutanud, et siis ootame, millal tulevad siis nagu sealt nendest ridaküladest Peipsi äärest allkirjad, et kumb enne allkirjad jõuab. Tegelikult on vaja leida hea plaan ja hakata sellega loomulikult tegelema. Aga kõigepealt võiks oodata ära, et kas riik on nõus oma õla alla lükkama või mitte, meil on eriolukord. Ja sellest peaks alustama. Kalevil oli käsi püsti. Jah, vabandust. Et kevadel oli see omafinantseering 30%, praegu 50%. Ootame veel pool aasta. Siis praegu see märtsikuus tuleb uus seda Kiigi projekt. Ootame veel natukene. See torniga me juba ootasime. Kolkja muuseumiga ootasime. Meil aega on. See pole meile raha. Need asjad on töös ja need käivad. Ootame natukene. Käivad. Ahah. Tark ei torma on selline vanas. Kalev soovib ka sõna. Selge. Siis on see teema käsitletud ja palun Piibele sõna. 14. punkt. Aitäh, ma tutvustan siis, mis me oleme kuu aja jooksul vallavalitsuses teinud. Ja alustan majandusvaldkonnast. Et valmis sai siis kaasava eelarve idee 2022. Kas on näha? Mis siis on Kallastel ja madalseikluspark. Oli siis summas 9960 € ja töö teostas Palador OÜ. Käimas on ka uus Peipsiääre valla kaasav eelarve 2023 ja selle idee korje veel käib ja lõpeb nüüd 30. novembril. Et olge head ja teavitage kõiki, et me ootame ideid. Et sellel aastal on kuidagi vähe neid ideid tulnud, aga suurem võimalus siis saada. Osa järvele tegime jalakäijate silla, kõnnitee. Silla paigaldas Vigur OÜ maksumusega 20 880 € ja ehitaja oli OÜ AT Maagrupp. Tegi selle liiva osa, siis see maksis 2280 ja kogu see sild siis on Vigur OÜ poolt 20 880 ja niimoodi.
korrastati, ma ütlen siinjuures ka selle ära, et korrastati siis endise Koosa Sigala territoorium ja töid teostas Nikerpuu OÜ maksumusega 3300 eurot. seal olid kokku veetud pinnased ja võsa maha võtmine. Majandusvaldkonna alla veel siis Kallaste Peipsi järveäärne puhkeala on puhastatud ja võsast puhtaks tehtud ja välja juuritud need juured ja töid teostas Vivolon Invest OÜ maksumusega 1200 eurot. Siis majandusvaldkonna alla veel Riidmaa ja Lahepera bussipeatused said uue katused ja värvime neid siis kevadel. Haridus- ja kultuurivaldkond. 15. kuni 18. novembrini toimusid noortevolikogu valimised. Valimised toimusid siis vallakoolides ja Alatskivi ja Kallaste noortekeskuses. Kokku oli valijaid 138 noort ja noortevolikogu valimiskomisjon kinnitas tulemused. Kõik kandidaatid said siis hääli ja Helina Oosim sai 43 häält, Helena Stepanova 40 häält, Kristin Vagula 33 häält ja Eneli Semilarski 21 häält. Siinkohal võib-olla ma kohtusin täna varanoortega, käisin kodanikutundi andmas ja küsisin, et kuidas nemad nagu siis välja jäid. Nad ütlesid, et nemad just loobusid, et nad olid just eelmisel perioodil olnud, et nendel oli igav ja oli nagu, et ei olnud huvitav. Aga siit võib-olla selline üleskutse, et noori ka võib-olla volikogusse kutsuda ja päriselt näidata, et kuidas seda teha ja neid rohkem ikkagi kaasata meie tegemistesse. Hästi suur teema on praegu meil Kallaste lasteaed. Ehk siis 10. novembril toimus Kallaste lasteaias koosolek, kus me siis arutasime erinevaid võimalusi, et kas lasteaias samamoodi jätkata või mis on need teised alternatiivid, sest lapsi keskmiselt käib seal ikkagi vähe. 7 on nimekirjas, 5 käib võib-olla nädal ja alla selle on 3-4, pigem 3 last nagu lasteaias on ka kahekesi ja üksinda lapsi lasteaias, et see ei ole nagu lapse arengule nagu hea ja sellest tulenevalt sai vanematega kohtutud. Vanemad muidugi sooviksid, see on loomulik, et nad soovivad, et lasteaed oleks ikkagi Kallastel, aga me peame nüüd vaatama, et kuidas see oleks mõistlik ka avaliku raha kasutamine selliselt, et kõik oleksid nagu rahul ja lapsed oleksid rahul ja lapsed saaksid ka arengu, saaksid nagu mängida teistega, saaks laulda koos, sest üksi ikkagi ei laula või ei tantsi. Ja 24. novembril on juba vanematel võimalus külastada Alatskivi lasteaeda. Samuti on võimalus, me anname võimaluse ka Kolkesse minna, sest nad ei ole neid lasteaedu, kuigi lapsed juba käivad 2 korda nädalas huviringides ja Kolkes. Et siis, aga vanemad ei ole seda näinud, et siis saaks nagu tutvustada ka lasteaedasid. Ühesõnaga me vaatame, et kuidas me siit edasi läheme. Ja siis toimub valla hallatavate, et siis koolide, lasteaedade, muuseumite ja raamatukogude dokumentatsiooni üleviimine Amforasse. Siiani ei ole neid Amforasse ehk siis meie üldisesse süsteemi kaasatud. Kõigil nendel peaks olema oma süsteem, aga paraku seda ei ole. Et dokumendid säiliksid, siis vald on nagu ka vastutav selle eest, et need säiliksid. Täna oli ka koolitus, oli täna, Kristin, sa käisid ka. Haridus- ja kultuurivaldkonna alla siis raamatukogud pidasid enda väärikaid juubeleid. 27. oktoobril oli Pala raamatukogus 115, 4. novembril Alatskivi raamatukogu 140, 17. novembril Kolke raamatukogu 100. Ja Peipsiääre vald alustab 2-aastast teekonda programmis loov vald kogukonna kiirendil ja 10. novembril oli siis Peipsiääre vallamaja 2. korrusel on see pilt tehtud ja
ideestamiskohtumine. See tähendab seda, et neid kogukondi siis veelgi rohkem tugevdada, et säiliks meie kultuur ja tegemised ja areng. Et Reet on hästi aktiivne selles. Samuti on projektid Tartu 2024, milles me osaleme ja siin on need projektid, siis, mis puudutavad meie piirkonda, et Alatskivi lossi valgusfestival, et käivad siis produktsiooni läbirääkimised ja kohe toimub ka lepingu allkirjastamine. See tähendab seda, et Alatskivi lossi seintele tekib selline valgusfestival, et see on niisugune omanäoline ja päris huvitav. Nii Peipsiääre kogukonnafestival Sillad pääses siis Tartu Maailmaülikooli programmi ja seal on siis käimas need arenguprotsessid. Siis on Tartu 2024 Extended, et Tartu ja Lõuna-Eesti noored on sellesse kaasatud ja Peipsiääre vallast valiti siis üks noor. See on 14–19 aastastele. Samuti siis Kodavere laulupidu. Tegelikult nendesse programmidesse pidi kandideerima, et see päris nii ei ole, et meil oli nagu hea projekt ja siis või kirjutasid projekti, et sa said sinna. Selleks pidi nägema ikka väga palju nagu vaeva ja sa pidid kandideerima nendele kõikidele kategooriatele, et sealt valiti alles välja. Et selles suhtes on Peipsiääre vald kindlasti silma paistnud, et me oleme paljudesse kategooriatesse sisse saanud. Samuti oli Peipsiääre vallal 5. sünnipäev ja meil oli palju üritusi ja lõpupidu oli siis meil sõiduhobuste tallis. Kõik olid oodatud. See oli väga tore. Sotsiaalvaldkond. Et 3. novembril toimus sotsiaaltöötajate kohtumine tavapiirkonna eakatega Ranna rahvamajas. Rääkisime valla eakate muredest ja rõõmudest ning jagasime informatsiooni sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta. 15. novembril käisid sotsiaalosakonna töötajad Tartu Töötukassa büroos kohtumas koostööpartneritega ja kohtumise eesmärgiks on siis kolmepoolsete kohtumiste korraldamine Peipsiääre abivajajatega, kes on nüüd töötuna arvel ja kellel oleks vaja siis seda motivatsiooni tõsta ja koostööd teha siis Peipsiääre valla, Töötukassa ja siis selle töötuga, et ta naaseks tagasi tööturule ja seal siis tutvustati neid teenuseid ja toetusi. Ja Peipsiääre vald liitus ka nüüd riikliku noortegarantii tugisüsteemiga ja sihtgrupiks on 16–29-aastased noored meie vallas, kes ei õpi ega tööta. Et kuidas neid siis toetada, et samuti jõuaksid tagasi haridussüsteemi või tööturule. Vallakantselei poolt. Et oleme siis Amforat järjest nüüd kasutusse võtnud rohkem ja ka eelnõud kõik laeme nüüd Amforasse, et me elu oleks nagu lihtsam selles mõttes, et ei oleks meilide teel dokumentide saatmine, mis on ka turvalisem. Ja see muudab ka meie töö kiiremaks. Samuti toimus siis Peipsiääre ettevõtjatega esimene kohtumine 17. novembril ja see toimus siis Alatskivi mõisatallis. Kokku plaanisime kutsuda 22 külalist, aga tuli 27. Nii et ettevõtjad on väga valmis, et vallavalitsusega koostööd jätkata ja meil on uus kohtumine juba kokku lepitud. See toimub siis varal Tiit Nilssoni juures uues büroos. Aga kohtumisel ongi siis see eesmärk, et kuidas aktiveerida seda meie omavahelist koostööd ja iga kord on siis mõeldud kohtumisel keegi esineja või mentor. Meil oli seekord ka Elva abivallavanem Kertu Vuks, kes siis rääkis Elva valla näitel, et kuhu nad on välja jõudnud
nad on tegelikult, nad teevad juba loovhommikuid või hommikukohvi vallavanemaga, mis iganes nime sa võid sinna panna, aga mõte on selles, et me suhtleks omavahel, et me leiaks üles oma ettevõtjad ja ettevõtja tunneks ka, et ta on siin vallas tegutseb ja tal on töötajad, ta annab tööd, ta on maksumaksja, ta absoluutselt, ta on meile vajalik ja ta tunneks, et ta on meile vajalik. Nii, 27. on siis esimene advent ka Peipsiääre vallas ja siin on siis näha, et kell 3 on siis Alatskivi lossis kontsert, kell 4 on advendiküünla süütamine Kallaste keskväljakul ja Koosa kultuurikuuris ja kell 5 on siis Vara kogukonnakeskuses. Ja tere tulemast, meie õigusnõunik, tutvusta ennast natukene. Aitäh! Nagu eelnevalt öeldud, ma olen Kristin Klesman ja ma olen Peipsiääre vallavalitsuses õigusnõunikuna töötanud juba peaaegu 6 aega. Ma olen lõpetanud Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna ja minu tööülesanneteks on ametnike õigusalane nõustamine ja erinevate juriidiliste küsimuste lahendamine. Ma tahtsin siia tööle tulla, sest minu silmis on Alatskivi ja Peipsiääre vald Eesti üks ilusamatest piirkondadest ja kui ma valla kodulehel ringi vaatasin, siis ma nägin, et kohaliku elu arendamine on, et sellesse suhtutakse väga oluliselt. Ma väga naudin oma tööd ja mul on hea meel olla osa sellest kollektiivist ja kogukonnast. Aitäh! Ja aitäh ka minu poolt! Aitäh! Küsin vallavanemale. Ma nägin täna dokumendiregistris, et valla sekretäri asendaja ongi uus meil õigusnõunik. Sul on bakalaureusekraad. Siis põhimõtteliselt ta ei saa täita ülesandet, sest KOKS ütleb magistrikraadiga inimene peab olema. Et tal ei ole pädevust kirjutada ühelgi dokumendile, millele peab allkirjastama valla sekretär. Ja neid ta ei saa, aga praegused neid, mida ta praegu saab teha, neid ta saab teha. No näiteks volikogu dokumente kirjutab nagu nii palju. Mis vallavalitsuse asju ei saa. Sekretär kirjutab. Saab küll. Vallasekretär kinnitab. Ei saa. Tal ei ole magistrikraadi. Sekretär kinnitatud on. Ei saa. Õigusnõunik, aga sekretär kinnitatud ei ole. Kohtu täitmata või? Sekretäri koht täitmata. No nagu mina sain aru, tulebki nii, kuidas seal oli kirjas kuni uue leidmiseni. Ma ei tea, mis juhtus uuega, aga no see ei ole tähtis. Põhimõttelist valla istungeid ta ei saa kinnitada. Ta ei ole magistrikraadi. Ja kui te peate leidma kedagi inimest. Ei ole kindel. KOKS ütleb seda. Meil ei pruugi see KOKS ütleb. Mul just oli KOKS lahti. Naabri valla sekretär aitab. Vana sekretär. Magistrikraad. Vallasekretär võib olla riiklikult tunnustatud magistrikraadi selle vastava kvalifikatsiooniga Eesti Vabariigi haridusseaduse tähenduses ja selle vastava välise kvalifikatsioon. Ilusti kirjas. Meil see sissedokumentides on kirjas vastavus vallasekretär magistrikraad kindlasti. Edasi. Irina soovis korraks. Minul väike ettepanek, et Kallastel ei ole lasteaeda. Ma arvan, Kallas võib kinnitada. Meil töötab ainult see kolk ja lasteaeda grupp ja eile ma saatsin õiguskantsleri kirja ja ma tahan täpselt vastust, kuidas võib toimuda laste veetmine. Jah, ootame seda vastust ja ma saatsin temale selline õiguskantsleri. Laste vedamine või? Ja laste vedamine, ma tahan seda ja ma tahan teada, kuidas võib toimida seda lastehoid. Mitte lasteaed, aga ainult lastehoid. Ja siis ootame natukene, enne kui me teeme mingi otsused, tema vastust. Ja minul teine küsimus, ma saatsin teile juba võib-olla 3. kiri nagu eraisik, teie puhkuse raha kohta ja teie puhkuse kohta. Ja meie põhimääruses ka on selline punkt, et teie kohustus teavita volikogu oma puhkuse kohta. No siis ma ootan kaasa.
tänan küsimuse eest. ma vastan, et Irina, te ei ole saatnud mulle seda kirja, te saatsite Kalev Parikule ja Katariina Aadrile. Minule saatsite täna seda esimest korda ja mina saatsin teile ka täna vastuse. Mis see teine küsimus teil oli, et aga kuidas te teate, et ma saatsin Kalevile või? Sellepärast, et ma otsisin selle vastuse Ankrast ülesse, sest teile vastati. Ma kohe vaatan, ma kontrollin seda. Volikogu esimehe otsusega. Ja volikogu esimehe otsusega, mitte ei olnud enam volikogu. Ja teine see küsimuse pool oli see, et ma ei teavitanud volikogu, siis seal ei ole kirjutatud, et ma pean teavitama volikogu liikmeid, vaid ma pean teavitama volikogu ja kui volikogu esimees on saanud minu avalduse ja selle allkirjastanud, siis on ju kõik teavitused toimunud. On saanud jah, siis on korras. See on korras, et sellega, aga mis sellega magister selle tõsiselt? See on KOKS-is kirjas, vaatas läbi kindlasti. No muidugi Väinul poolt on abi olemas. Aga konkursi raha ja raha mul ei ole kõrgjuriidilist. Mis raha? Juriidiline kõrgharidus. Ma ei tea juriidilist kõrgharidust. Ei, vallasüsteemis üks inimene tööl on magistrikraadiga, tal ei ole õigus vastavat haridust. Tal on keemia. Me uurime selle järgi, kas asenduste puhul on täpselt sama või? Sama, 100%. Ja kuni 2001 aasta saadud seal koolitus oli või tunnus, mis andi kuni 2001 aasta. Ja tunnus ja selline eraldi kursus oli. See oli eraldi kursus. Tema saab kinnitada ka teisele. Nagu kui koht on täitnud, eks siis täidetakse. Aga just nimelt, et meil on ju konkurss väljas. Siis peab konkurss edasi minema ja seni kui asjandajal. Volikogu otsused peab ikka kinnitama. Ei pea, volikogu esimees kinnitab. Seda saab vaid sekretär, volikogu esimees kinnitab. Ja siin ei ole üldse juttu. Valla valitsuse istungitega on probleemid. Siis päevakorra 15. punkt jooksvad küsimused. Kaisa, äkki nüüd sa räägid oma spordikomisjoni osa? Ma juba rääkisin ära. Ei, ta rääkis ära, et kõik on oodatud. Ootan avaldusi. Kellelgi on soov? Nõusolek. Küsi nõusolek. Ei. Te peate ise tahtma. See, kes niisama pukki pannakse, et ostjale tolku mida, ei tea midagi. Ja kui on liiga palju tahteid, siis tuleb valikut teha. Ta ei oska. Ise peate tahtma. Mingisuguseid mõtteid. Et millal järgmine volikogu, kus kohas tähendab täpsemalt? 21. detsember. Ja kus kohas? Kallastel. Kallastel arenduse ruumides. Seal olid interneti või? Seal oli väga hästi kõik. Oli jah? Jah. Sellega on volikogu lõppenud. Süüa saab. Küll jah. 21. detsember. Ja peale volikogu